Mina olen Margus Rink, Coop Panga juht ja täna hommikul 2 tundi tagasi avaldasime teise kvartali majandustulemused ja nüüd siis kommenteerime neid lähemalt. Et see veebiseminar kestab circa 20 minutit. Selle käigus on teil võimalik esitada küsimusi. Palun sisestage need siis sinna vestlusaknasse ja ma vastan neile siis pärast selle tutvustuse lõppu. Aga lähme siis esitlusega liikvele. Et siis juba tuttav pilt, mis siis näitab meie ärimahtude kasvu läbi viimase aasta kvartalite lõikes. Ja traditsiooniliselt siis peame ütlema, et meil kvartalist kvartal, kui võrrelda kvartalist kvartali kasvavad meie ärimahud 10% ja kui võrrelda aastataguse ajaga siis 40%, et hoog ei ole kuskilt raugenud ja siis ütleme, et esimeses ja teises kvartalis me ei näe küll siin Coop Panga tulemuses kuskil kriisi mõju. Et ärimahud tõesti kasvavad väga ilusasti vaatamata sellele pingele kogu maailmas ja pingele majanduses meie äri tulemustes midagi negatiivselt esimesel poolaastal ei kajastu. Ja eraldi pööraksin tähelepanu sellele all paremas nurgas olevale slaidile, et siin on siis tegelikult näha Coop Panga ajaloo rekordiline puhas kasum. Teises kvartalis me teenisime kasumit 4,6 miljonit, mis on siis aastataguse ajaga rohkem kui 50% rohkem ja võrreldes siis esimese kvartaliga 30% rohkem. Et nagu oleme korduvalt ka rääkinud, et Coop Pank muutub järjest edukamaks just selle tõttu, et pangandus on mastaabiäri, meie ärimahud kvartalist kvartalisse, kui nad sellisel moel kasvavad, siis need ärimahud genereerivad järjest paremat tulemust, meie tulud kasvavad kiiremini kui kulud ja lõpuks see on siis vesi aktsionäride veskile, kellele jääb siis puhas kasumina üha rohkem tulemust kätte. Aga kui nüüd võrrelda, siis teeme 2 võrdlust, et esiteks siis võrdluse aastataguse teise kvartaliga, et mis näitab seda, et kuidas siis aasta lõikes on tulemused paranenud. Et meie tulud on siis 37% kasvanud võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga ja eelkõige siis intressitulude tõttu, et laenuportfell on üle 300 miljoni suurem, teenib rohkem intressitulu. Meie kulud on kasvanud oluliselt väiksemas tempos, 24%, absoluutsummas oluliselt vähem 1,3 miljonit ja meie kulusi loomulikult jätkuvalt 2 peamist kirjet, mis siin on kvartalist kvartalisse olnud, et personalikulud ehk nende inimeste kulud, kes selle väärtusloomes osalevad ja tehnoloogiakulud. Ja nüüd on oluline ära rääkida ka siis see kolmas komponent, mis meie tulemust kõige rohkem mõjutab, on siis laenuprovisionid. Et laenuprovisionid on aastaga kasvanud 57%. Ja siin kõige rohkem loomulikult mängib rolli see, et kui laenuportfell kasvab 46%, siis proportsionaalselt peavad ka provisionid kasvama, sest igale laenule, mis me välja anname, teeme me koheselt siis vastavalt riskiklassile mõningase provi juurde. Ja nüüd sel aastal on toimunud siis 2 sihukest erakorralist liigutused. Esimeses kvartalis me siis sõja mõjude tõttu või mõeldes, et see võib avaldada mõju meie laenuportfelli, tegime 700 000 provisjoni ettevaatavalt, et nüüd teises kvartalis mõningad need provisionid oleme juba vabastanud, sest on näha olnud, et need olid ennatlikud, et klientidel ei ole tegelikult probleeme, et osad kliendid on veel meil nõndanimetatud vaatlusnimekirjas ja teeme aasta lõpuks järelduse, et hetkel võib küll öelda, et kõik need kliendid, keda me kartsime, et saavad siin mingisuguse eksport-import kanalitega Venemaa, Valgevene, Ukraina suunas pihta kuidagi, et midagi meil praegu ilmnenud ei ole. Ja nüüd kolmandas või teises kvartalis, et tegime siis taaskord natukene provisjone juurde ja eelkõige siis lähtuvalt sellest prognoosist, et majanduskeskkond Eestis muutub siin teisel poolaastal negatiivsemaks. Et meie siis provisjoni mudel töötab niimoodi, et ta võtab selle majandusprognoosi sisendi sisse, kuna see on negatiivsem, siis kuskil 600 000 tegime igaks juhuks praegu provisjone siis vastu teist poolaastat, kuigi kohe näitan ka seda, et laenuportfellis me mitte mingisugust kvaliteedi halvenemist hetkel ei näe. Ja kokku see päädis siis tõesti 51% parema tulemusega kui aasta tagasi, et see on siis võrdlus
eelmise aasta teise kvartaliga. Nüüd teine võrdlus hästi kiiresti ka see, et teine kvartal võrrelduna esimese kvartaliga, et missugust tööd oleme me siis teinud nüüd sel aastal üks kvartal versus teisega. Ega siin kommentaarid on suhteliselt samad, et kuna laenuportfell on kõvasti kasvanud, siis on intressitulud suuremad, et tegevuskulud oluliselt väiksemas kasvus, finantsvarade allahindluses, sellest ma juba eelmise slaidi juures rääkisin, ja kui nüüd vaadata siis kvartalit versus eelmise kvartal, siis 31% kasvu. Et ühesõnaga kõik, mis seda kasumi aruannet puudutab, et oleme väga rahul ja meie arvates need tulemused tõesti peegeldavad või on täna nii head, et me ei saa öelda, et siin oleks mingisugust nagu kriisi mõju sees. Ja lähme siis nüüd ühekaupa, et laenuportfele ehk siis meie põhiline vara, mis loob meile väärtust, et laenuportfell siis kasvas teises kvartalis 91 miljonit ja nüüd on, mis hästi oluline on siin, et see kasv oli väga laiapõhjaline. Et kui ma siin viimased kvartalid ja tegelikult terve eelmise aasta kogu rääkisin, et meil kasvab erakliendi kinnisvara finantseerimine ja kasvab ärilaen ja eelmine aasta leasing ei kasvanud, kuna uusi autosid turule ei tulnud ja tarbimisfinantseerimine ei kasvanud, kuna nõudlus oli maas ja pigem pensioni sammaste lõhkumisest tuli turule raha, mis siis asendas vajadust laenata, siis nüüd on tegelikult ikkagi väga hea täheldada seda, et kõik meie 4 finantseerimisega tegelevad äriliini panevad väga ilusa kasvu, circa 10% kasvu määraga siis võrreldes aastataguse ajaga. Ja teine, mis on nagu siuke positiivne trend on siis see, et meie brutointressimäär ei ole enam nii suures langustrendis, nagu ta oli eelmine aasta. Et põhimõtteliselt ta seisab seal 5% juures, et see intressikeskkond, see on peegeldus tänase intressikeskkonnast, et kuna pigem arvatakse, et intressid, Euribor on juba tõusnud, et intressid on pigem siukse kergelt tõusva trendiga, siis loomulikult ei lange enam ka meie brutointress. Ja see siis annab meile võimaluse paremaid tulusid teenida. Nüüd, ja see sama asi ka siis nüüd võtta äriliinide lõikes, et kui siis kuskilt nüüd nagu mingisugust languse trendi otsida, siis see on kodulaenul nähtavasti, kus on ka kõige tõsisem konkurents, et seal tasapisi ka kvartalist kvartalist seda nagu siukse 0,1% punkti võrra kukub. Et ülejäänud äriliinides ma ütleks, et siuke stabiilne seis. Ja laenuportfelli kvaliteet on siis tõesti nüüd viimane aasta kõik 4 kvartalit püsinud meie viivises oleva lepingute osakaal 2% juures, et tõesti laenuportfelli kvaliteet väga korralike. Et siin all paremas nurgas ka, et miks esimene kvartal oli siis meie krediidiriski kulumäär natuke kõrgem oli just need siis sõja hirmus tehtud provisionid. Aga tõesti jah, et jätkuvalt see laenuportfell, mis me oleme välja andnud tänaseks juba siis 1,1 miljardit töötab väga korraliku kvaliteediga. Ja ka äriliinide lõikes, et samamoodi ei näe kuskil, et siin isegi ütleme ärilaenudel on nüüd nagu siuke, ma arvan, rekordmadal võlglaste osatähtsus, et sellist numbrit see 0,3% portfellist ei ole me mitte kunagi näinud. Et kodulaenudel stabiilselt kuskil 1% viivises, tarbimisfinantseerimine kuskil seal 8-9% juures ja autoliising 5% juures. Laenud siis kaetud, liigume siis passiva poole peale ehk hoiused. Et hoiused kasvasid kvartaliga 100 miljonit, ehk siis natuke rohkem kui laenuportfele. Enamus kasvust tuli seekord äriklientidelt, eraklientidelt minimaalselt ja see pilt nüüd näitab ka seda, mida on tegelikult siin juba kommenteeritud ka meediaruumis, et sel aastal Eestis hoiused ei ole enam kasvanud. Et kui siin 2020-2021, et siuksed need COVID-i aastad hoiused järjest kasvasid, sest kliendid ei saanud oma raha kuskil ära kulutada, eelkõige erakliendid, et oli vähem võimalus reisida, väljas söömas käia, kauplustes käia, et raha kogunes järjest rohkem arvetele, siis täna me näeme, et hoiused ei kasva enam, et järjelikult neid ikkagi kogunenud ressursse pigem jutumärkides süüakse ära.
ja siin üks päev just ühes diskussioonis arutasime, et noh, tõenäoliselt liiguvad siis need erakliendi hoiused äriklientide arvele, kelle käest siis erakliendid nüüd ostavad neid reise ja õhtusööke ja riideid, aga kuna enamus nendest riietest ja toorainest ja ütleme, energiaallikatest on meil sisse imporditud, siis see liigub ka riigist välja. Et noh, muidu peaks olema nii, et noh, erakliendi hoiused vähenevad, ärikliendi hoiused kasvavad, aga kuna mõlemad on stabiilsed, siis noh, siin saab olla ainus põhjendus see, et eraklient ostab ärikliendilt ja äriklient ostab siis teist poolt riigi piiri ja kindlasti see on kütustel ja energiaallikatel kõige suurem mõju sees olnud. Ja nüüd üle hulga aja võtsime natuke ka hoiuste vahendusplatvormilt raha juurde, et see meil alati see on nimetatud siuke viimane ülekõrs, et kui meil on mingil perioodil näeme, et likviidsuse juhtimiseks jääb natukene kuskilt hoiuseid puudu, siis sealt me võtame ja 9 miljonit siis nüüd see kvartal tuli reisimist juurde. Ja noh, hoiuste slaidi puhul, mis on ka oluline märkida, et siis nüüd jälle üle hulga aja üks muutus on toimunud, et me tähtajaliste hoiuste puhul tunneme ikkagi intressi tõusu survet, mis on ka väga loogiline, et kui klientidele tõuseb laenuintress, siis on klientidel põhjendatud ootus ka, et hoiuseintress tõuseks ja kuna pool meie kohustuste poolest on tähtajalised hoiused, mis on intressitundlikud, siis see kindlasti nagu meile tähendab siis, ühesõnaga intressimäärade tõus tähendab meile nii võitu varades ehk laenuportfelli intressitootlus kasvab, aga osa nendest vahenditest on tähtajaliste hoiuste arvelt ja me peame omakorda maksma siis hoiustajatele välja, et noh, nendel pankadel, kellel on kogu passiva kooseb nõudmise hoiustes, seal see surve on oluliselt väiksem. Nii. Klientide koha pealt, et kliente siis on taaskord väga korralikult juurde tulnud, et üle 8300 uut klienti kvartaliga ja mida me nüüd oluliselt siis rohkem jälgime, need palju nendest klientidest siis muutuvad arveldavaks, et sellised arveldavaid kliente tuli siis 4500 juurde. Siin me teeme nüüd ka teadlikke tegevusi, et osad arendusprojektid on veel käimas, osad on juba lõppenud, selleks, et edaspidi, noh nüüd ja edaspidi järjest rohkem pöörata tähelepanu mitte kliendinumbri suureks ajamisele, vaid ikkagi sellele, et kes Coop Pangas reaalselt veel ka hakkab teenuseid kasutama ehk meie juures arveldama. Ja võib-olla huvitav fakt lihtsalt teadmiseks, et selle esimese poolaasta klientide arvu kasvus meil siis kuskil 1400 klienti on tulnud siis sõjapõgenike tõttu, et mida me loomulikult kuskil ette prognoosida ei suutnud, aga kuskil 1400 põgenikule, kes on Eestisse tulnud, oleme me konto avanud ja nad kasutavad Coop Panga teenuseid. Panga turuosa on jõudnud siis esimest korda siukse väga ilusa verstapostini, et laenudes me siis, see on veel maikuu lõpu tulemus, et juunikuu tulemust ei ole, aga maikuu lõpu tulemuseks on siis see, et Coop Panga laenuportfell ületas siis 5% künnise, et kui me alustasime kunagi Coop Pangaga, siis oli see tulemus, või siis oli see turuosa 1%, nüüd 5%, nagu me oleme öelnud, et meie sihtaasta 2026 lõpuks, kui Coop Pank saab 10-aastaseks, peab olema 10% turust ja me liigume väga ilusti praegu selles graafikus. Hoiuste turuosa natuke väiksem, 4,4%, aga noh tõesti, et Coop Panga jalajälg Eesti majandusruumis just tänu selle turuosa kasvamisele muutub järjest olulisemaks, et me ei ole enam siuke 1-2% mängija, et ikkagi juba 5%. Nüüd selleks, et kõike seda äri kasvatada, vajab pank kapitali ja kapitali osas on siis, kui me esimene kvartal kaasasime allutatud võlakirjad ehk teise taseme omavahendite näol 10 miljonit juurde kapitali, siis nüüd teises kvartalis kaasasime siis üle 16,1 miljonit esimese taseme omavahendeid ehk siis tähtatud allutatud võlakirju professionaalsetele investoritele emiteerisime. Ja eks see selles mõttes jätkub nagu niimoodi kvartalist kvartalisse, et kuna me kasvame ja me loome juurde kapitali kuskil 15% omakapitali tootlus, aga meie kasvumäär on 40%, siis 15% ja 40% vahe tuleb täiendava kapitaliga katta. Ja nagu on ka eelnevalt öeldud, et tõenäoliselt, kui sellised kasvud jätkuvad, siis meil on aasta lõpus vaja
emiteerida uusi täiendavaid aktsiaid. Aga sellest anname siis juba konkreetselt teada, kui see plaan saab konkreetse raami. Aga siin on just oluline jah, et selleks peab jätkuma see kasv, aga sellest räägime võib-olla lõpus siis. Ja likviidsuskatte kordaja, siis, mis peab olema siis üle 100% on siis meil 160%, et väga korralikult on ka meil likviidseid vahendeid siis klientide kohustuste katmiseks. Ja ma arvan, et see on nüüd slaid, mille üle me oleme siis see kvartal kõige uhkemad, et esimest korda siis Coop Panga omakapitali tootlus ületas investoritele lubatud 15% künnise, et meie teise kvartali omakapitali tootlus oli 15,8%, et kui võtta terve esimene poolaasta, siis 14,2%. Ja teine, et meie kulutulu suhe, kuna alustasime, oli seal 70% juures, et teises kvartalis me siis jõudsime 52% juurde, et 50 on siis see siht, mida me oleme aktsionäridele välja lubanud. Ja siin on siis see nagu kokkuvõte, et pank on mastaabi äri, mida suuremaks me kasvame, seda paremaid tulemusi me aktsionäridele genereerime ja me oleme, meie finantsprognoosid näitavad, et selline Coop Panga strateegiale ja ärimudelile vastav omakapitali tootlus on seal 15% juures pikaajaliselt ja kulutulu suhe seal 50% all. Et see, et me nüüd sel kvartalil ära täitsime, et see on nagu kindlasti väga erakorraline meie jaoks ja tuli varem nagu kätte just selle väga korraliku laenuportfelli kasvu tõttu ja väikeste kulude tõttu, kui me lootsime, mitte lootsime, vaid ootasime siis. Nii, aga meie tuntuses osas, mida me ka alati näitame, et kuna see on lihtsalt üks siuke mõõdik, mis annab meile edasiseks võimaluse kasvada, siis Coop Panga tuntus on pidevalt seal 60% all, et mis lihtsalt, et kui meie turuosa on 5% ja meie tuntus on 60%, siis see on see, mis teeb meile võimaluse või annab meile võimaluse kasvatada oma ärimahte, et kui nii paljud kliendid on meist teadlikud, siis tehes selle kliendile pakkumine tõenäoliselt langeb viljakasse pinnasesse. Ja samamoodi, et mida me järjepidevalt monitoorime, et kui klient, küsitluse käigus, et kui klient peaks täna valima endale panka, siis keda ta valiks ja seal me oleme siis stabiilselt esimese 3 Eesti panga seas. Jõuame siis aktsionäride pildi juurde, et see pilt nüüd siis seekord peegeldab seda, mis turgudel toimub, et kui siin eelmine aasta, kui turud kasvasid hullumeelses tempos ja meil iga kvartal lisandus siin mitu tuhat uut aktsionäri, siis me oleme nüüd seisus, kus teises kvartalis põhimõtteliselt meie aktsionäride arv ei kasvanud. Et püsis seal 30 000 all ja jätkuvalt siis selle tulemusena me oleme, et Eestis on Enefit Green kõige suurem aktsionäride arvuga ettevõte ja siis seal teisel kohal on Tallink meie ja LHV, et selline ja meie suurimate aktsionäride ringis mingisuguseid olulisi muutusi toimunud ei ole, et endiselt siis Coopile kuulub 43% Coop Pangast, meil finantsinvestor, eraisik Andres Soin 8%, siis kodumaine investeerimisfirma CM Capital 5%, Eesti ühistukapital, mis on siis sisuliselt Tallinna linn 3% ja siis 40% jaguneb jaeinvestorite vahele. Ja hakkame jõudma viimase slaidini, et mis puudutab aktsia hinda, siis jah, et nii nagu ma täna hommikuga Äripäeva raadios ütlesin, et aasta tagasi kasv tuli aktsionäri juurde, aktsia hind kasvas, käis 4 euro peal ära, et täna on ta seal 2,3 euro peal, meie raamatupidamislik väärtus on kuskil seal 1,28 ehk siis nagu ta on kuskil 1,8 raamatupidamislikku väärtust, et see on aktsiaturg, et sellel turul saavad osaleda need investorid siis, kellel on närvikava selliste mägede nägemiseks, et aasta jooksul siis jah, tõesti väga suured kõikumised olnud, aga turg on täna tõesti madalseisus, ootusärevuses ja vaatame, kuidas siis edasi läheb, et tehinguid ka oluliselt vähem kui eelnevatel kvartalitel, nii tükiliselt kui mahuliselt.
ja meie puhas kasum siis aktsia kohta teises kvartalis oli 5 senti, et see teeb siis kuskil niimoodi aasta tulemuseks prognoositavalt kuskil sinna 20 sendi juurde ja Coop Panga turuväärtus on siis kuskil 200 miljoni peal täna. Ja kokkuvõte siis, et seal sinise mummu seas siis kõik see, mida me tahame kõige rohkem rõhutada, et oleme väga uhked selle 4,6 miljonise kasumi peale ja see, et me omakapitali tootlus on üle 15%, aga siit veel ära märkides siis võib-olla 2 sihukest asja, mida ennem juttu ei olnud, et esmakordselt siis teise kvartali jooksul toimus ka meie esimene dividendi väljamakse, et see oli siis IPO käigus lubatud aktsionäridele, et Coop Pank alates siis 22 kevadest hakkab dividende maksma, me pidasime seda lubadust, ehk siis 1/4 Coop Panga kasumist nüüd ja edaspidi kuulub väljamaksmisele dividendidena, seekord oli see 3 senti aktsia kohta ja mis on ka võib-olla oluline märkida, et 98% sellest 2,7 miljonist maandus meie Eesti inimeste pangakontodele, et võrdluseks siin teiste börsiettevõtete ja ka suurte pankade väljamakstavad dividendid laekuvad kuskile piiri taha, et sellest 2,7 miljonist põhimõtteliselt kogu see raha selle võrra said rikkamaks meie Eesti investorid, et meie jaoks väga oluline. Ja teiseks siis, millest oli juttu, et selle kasvustrateegia toetamiseks kaasasime siis 16,1 miljonit täiendavat kapitali, et selline asi siis kapitali poole pealt. Ja edasise osas, et eks seis on segane ja ma arvan, et eelkõige selle tõttu, et on väga erinevaid arvamusi, mis siin teisel poolaastal juhtuma hakkab. Ja ma arvan, kus see meil kõige rohkem hakkab sisse lööma on see, et kui inimestel on ja meie klientidel on ebakindlus, siis ebakindlusega ei tehta tõsiseid otsuseid, see võib vähendada nõudlust kodulaenude, tarbimisfinantseerimise, autoliisingu vastu ja äriklientide osas samamoodi, et kui ikkagi analüüsitakse uusi projekte ja sisendhinnad on kasvanud, siis ma arvan, et väga tõsiselt enne selle projekti käivitamist mõeldakse, et kas see sisendhindade kasv on võimalik väljundhinda edasi kanda ja kas see võib põhjustada selle, et mõningatel kuudel või kvartalitel natuke oodatakse, mõeldakse, vaadatakse, et me kindlasti ei ole pessimistlikud teise poolaasta suhtes, aga oleme sellised nagu ära ootavad, aga võib-olla viimane asi ka siis, et kuna me ei avalda iga aasta finantsplaane, meil oleme avaldanud 5 aasta finantsplaani ja oleme selle öelnud, et 26 aasta lõpuks Coop Pangal on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell üle 2 miljardi, meie omakapitali tootlus vähemalt 15%, kulutulusuhe alla 50%, siis nii palju ma saan kinnitada, et majasiseselt on meil ka need aasta ja kvartali eesmärgid olemas ja hetkel selle 2022 esimese poolaastaga me väga korralikult ületame oma sisemises finantsplaanis toodud eesmärke ja kuna esimene poolaasta on neid väga korralikult ületatud, siis kui tõesti teisel poolaastal tuleb mingi jahtumine turul, siis on vähemalt meil esimene poolaasta midagi ette tehtud. Aga tänan siis kõiki kliente, kes on andnud meile võimaluse neid ärimahte teha. Tänud kõigile investoritele, kes on meiega olnud ja ka sel ajal, kui aktsiahind on kukkunud, sest see on aktsiaturge. Ja tänan kõiki Coop Panga töötajaid, kes on andnud väga suure panuse sellesse, et need numbrid on just sellised. Aga sellega on mul see ülevaade lõppenud ja nüüd, kui on küsimusi, siis vastame nendele küsimustele. Nii, ma näen, et hetkel veel ühtegi küsimust ei ole. Ootame mingisuguse hetke veel. Huvitav, et kas on suvi selle tõttu, et tavaliselt meil ikkagi mingi circa 5 küsimust on tulnud. Või olid siis kõik vastused ära antud selles materjalis? Aga kui neid küsimusi ei ole, siis loomulikult minu meilile margus.rink@cooppank.ee saab neid ka edaspidi esitada. Nii, aga üks küsimus on.
kui palju anti välja kinnisvaralaene, et ma nüüd küsijan mul teada, ma vaatan korralikult aruandest järgi ja vastan lähima tunni jooksul küsijale otse meili peale, et ma praegu hetkel siit seda konkreetset numbrit ei leia. Aga sel juhul veel kord, et palun kirjutage neid küsimusi ka otse ja me kindlasti vastame, aga tänud siis ja kõigile ilusat suve jätku. Me kohtume, kui mitte enne, siis oktoobris, kui me avaldame 19. oktoobril juba 3. kvartali tulemused. Head suve!